Mu vennad, asi läheb tõsiseks, eks, sest Kolumbias toimus jälle maavärin. Aga seekord juhtus mõned kummalised asjad, mida ma tahan sulle selles videos näidata. Sa tead, et mõned päevad tagasi oli Venezuelas maavärin. Isegi üks poiss ennustas, et see maavärin tuleb, aga mõned inimesed hakkasid märkama, et see poiss nimetas end ise messiaks. Ta ütles seda tõesti, et ta oli Jumala poolt saadetud Jumala pojana, et meid asjadest hoiatada. Ja siis paljud inimesed arvasid, et see poiss oli tegelikult vale prohvet, kuigi ta ennustas maavärin õigesti. Aga nüüd hakkas see vanem mees ütlema, et järgmine maavärin pärast Venezuelas toimuvat tuleb Kolumbias. Ma hakkan koos sinuga seda ennustust analüüsima. Me uurime seda vastavalt piiblile. Ma tahan siin välja tuua ka midagi, mis juba internetis levib. Mitmed inimesed ütlevad, et tegelikult nad usuvad, maavärinad on tahtlikult põhjustatud väga võimsate inimeste poolt, kellel on selle taga mingi eesmärk. Kas see oleks lihtsalt teooria või on sellest tõesti mõtet? Nii see on. Tänapäeval me enam ei tea, mida uskuda, sest oletusi on nii palju. Ja me peame säilitama tasakaalu ja eelkõige mõistma, et üle kõige kahtluse täitub Jumala sõna. Ja ma toon siia ka ühe piiblilõigu, mida väga vähesed inimesed teavad, selle kohta, mida me praegu kogeme. Ja ma usun, vennad, et tõesti aegade lõpp on käes. Nii et kõigepealt räägime sellest prohvetist, kellest ma varsti 2 videot näitan. Sa oled kindlasti hämmastunud, kui näed, mida ta nende viimaste sündmuste kohta ütles. Lõppude lõpuks, kes see härra on? Teda tuntakse lihtsalt kui prohvet Simao. Ta on mees, kes on pärit Kolumbiast. Ta on kolumblane ja sa ei tuntuks sellega, et kuulutas Medellini kesklinna tänavatel. Ta ei ole suure koguduse pastor, ta pole kunagi jutlustanud suurtes kongressidel. Teda pole kunagi isegi internetti jutlustama kutsutud, aga on üks asi, mida me ei saa kõrvale jätta. Jumal kasutab rumalaid asju, et tarku segadusse ajada, eks? Nii et ära kunagi alahinda inimest tema välimuse või rääkimisviisi pärast. Sa märkad, et sellel härral on kõik need omadused, mida me peame prohvetile omaseks. See pikk habe, eks? Pikad juuksed, ta jutlustab alati meeleparandusest, kohtumõistmisest, sellest, et Jumal on täielikult ebajumala kummardamise vastu. Ja me teame, et ebajumala kummardamine ei ole ainult pühaku kuju või skulptuur, aga ebajumala kummardamine on kõik see, mida me asetame Jumala asemele oma südames. See võivad olla inimesed, see võib olla meelelahutus, meie mobiiltelefon. Kas sa ei nõustu? Tänapäeval ärkame üles, võtame kohe telefoni ja oleme terve päeva sellega seotud. Nii et me võime asendada Jumala teiste asjadega. Aga igatahes see mees jutlustab selle kõige vastu. Ja üks tema sõnumitest, mis kõige rohkem tähelepanu äratas, toimusid mitu päeva enne seda maavärinat, mis oli Kolumbias, millest ta juba oli rääkinud. Nii et lähme edasi, vennad, need viimased maavärinad, mis toimusid, esimene neist oli Filipiinidel. 8. juunil tabas riigi lõunaosa 7,8 magnituudine maavärin. See oli üks tugevamaid maavärinaid, mis Filipiinidel aastakümnete jooksul registreeritud. Hooned varisesid kokku, toimusid maalihe ja juhuslikult või mitte, vaid 2 nädalat hiljem toimus väga tugev maavärin Venezuelas ning see põhjustas palju kahju. Kahjuks hukkus 10 000 inimesi. Nii et samal juunikuu kuul, 24. juunil, toimusid 2 äärmiselt tugevat maavärinat samaaegselt. Esimene neist oli magnituudiga 7,2 ja vähem kui 40 sekundi pärast toimus teine maavärin magnituudiga 7,5. Ja siis, vaid päev pärast seda tragöödiat, avaldati video selle härraga, prohvet Simoniga, ja ta tõi hoiatuse. Varsti juhtub maavärin, aga seekord Kolumbias. Ja ta pani täppi. Aga ma tahan, et sa pööraksid videole tähelepanu, sest ma toon siia ühe selgituse. Vaatame tema esimest videot, ma dubleerisin tema hääle, et sul oleks lihtsam aru saada. Nii et ära hinda häält, vaid kuula sõnumit. Pane tähele. Maavärinad algasid Filipiinidel ja nüüd karistati Venezuelat nagu Filipiine. Järgmine maavärin tuleb Kolumbias, ära räägi minu omast. Tuleb ülemaailmne maavärin, sest kuni maailm elab ebajumala kummardamises, patu sees, katoliiklastena,
nagu evangeelikutena ega kaetse. Teie, Kolumbia rahvas, järgmine maavärin saab Kolumbias olema suurem. See saab olema tugevam kui see, mis toimus Filipiinidel ja Venezuelas, sest Kolumbia rahvas on muutunud ebajumala kummardajaks. On muutunud jalgpalli, poliitikute, patu ja raha kummardajaks. Teist Kolumbia rahvas on saanud tõelisteks juudadeks, sest te vahetasite issanda Jeesus Kristuse vastu. Raha, naudingute, hooramise, joomise ja mõõtmatu ahnuse vastu. Nagu kogu maailm, pidage meeles, kolumblased Antiochiast. Seda rahvast tabab suurem maavärin. Vaadake, vennad, te nägite, eks? See prohvet ütles, et ebajumala kummardamise, raha armastamise ja selle maailma naudingute pärast. See sündmus jõuab Kolumbiasse ja nüüd oleme me selle tunnistajaks. Ma tean, et kommentaarides ütlesid paljud, et peame olema ettevaatlikud valeprohvetite ja valeennustustega. Aga need samad inimesed tulid tagasi ja kommenteerisid, et tõesti juhtus nii, nagu ta ütles. Mõned inimesed ütlesid, on lihtne ennustada järgmist kohta, sest tektoonilised plaadid teevad nii, et mõned riigid on rohkem maavärinatel avatud kui teised. Aga vennad, siin ütleb ta midagi huvitavat. Ta ütleb, et maavärin tuleb Kolumbiasse, aga see maavärin oleks tugevam kui need, mis juhtusid Filipiinidel ja Venezuelas. Ja selles punktis ta eksis. Ta ütles, et see oleks tugevam, nii et siin peame me midagi õppima. Esimeses kirjas Thessaloniklastele 5. peatükk, salmid 20 ja 21, ütles apostel Paulus järgmist. Ärge põlake prohveteeringuid, aga katsuge läbi kõik asjad ja pidage kinni sellest, mis on hea. Kas tead, miks Paulus ütles, et pidage kinni sellest, mis on hea? Sest Paulus teadis juba siis, et kui Jumal annab kellelegi sõna, kui Jumal kasutab inimest oma sõnumi edasiandjana, see inimene võib teha vigu. See on tõsine, mõtle minuga kaasa. Meie oleme kanal, mille kaudu Jumal räägib. Aga kas sa nõustud, et Jumal võib paluda sul sõnumit edasi anda ja sa lisad sellele natuke juurde? Või annad sellele isikliku puudutuse? Sa lisad lõpuks mõne lause, väikese detaili, mida Jumal tegelikult ei öelnud. Just sellepärast võivadki inimesed vigu teha ja apostel Paulus ütles, olge ettevaatlikud, ärge põlake, eks. Ärge põlake prohveteeringuid. Ära ole selline kristlane, kes ei usu mitte midagi. Ei, kuula prohveteeringut, aga hoia kinni sellest, mis on hea. Jää selle juurde, mis on hea. Nii et minu arvates ta tõesti, ma usun, et Jumal võis tõesti talle selle sõnumi saata, et ta edastaks selle inimestele, et inimesed kahetseksid ja pöörduksid Jumala poole. Aga ma usun, et ta siiski eksis. Ta isiklikult tegi selle vea, kui liialdas. Aga jääme selle juurde, mis on hea. See, mida ta ütles, juhtus, eks. Aga siis, vennad, pärast seda videot, mille üks noormees Instagrami postitas, pärast seda videot avaldas ta teise video, kus see sama mees ütles, et juhtub midagi hullemat, maavärin, mis toimub kogu maailmas, eks, ja see raputab kogu maailma. Ja ma toon siia ühe piiblilõigu, räägin sellest vähesed teavad. Ja ta ütles veel, et tuleb pandeemia, nii et ma panen siia selle mehe teise video. Ma väga tahan, et sa pööraksid tähelepanu. See ei ole selleks, et sa kardaksid, vaid selleks, et sa avaksid oma silmad. Vaatame, mida ta ütles. Pane tähele. Tulemas on 3 päeva pimedust. Tulemas on maavärinad. Pidage meeles, et neid on juba olnud. Et juba see on alanud. Pidage meeles, et teile öeldi, et pärast maailmameistrivõistlusi tuleb pandeemia, mis toob 4 tüve.
see Nendest pandeemia pandeemiates toob toob see ebola ebola, , sanktsioonid tulevad toob ka leetrid, sealt , mis on tuleb ahvide haigus, pidalitõbi tulgu ja pidalitõbi tuleb ja tulgu rotihaigus rotihaigus. ehk hantaviirus . paljud teist on juba kogu maailmas nakatunud . kogu maailmas , aga kuna teid pole veel pööratud ja See teie jõuab ka immuunsüsteem teieni. pole Mis veel see on? langenud , sellepärast jõuab see haigus ka teieni . ei teata , Te ei tea, aega ega millal te olete hetke , nakatunud et te või olete millal te nakatunud nakatute. või nakatute , sest kuni ei , ära palveta , ära Kui te ei kahetse, kahetse , ei ära otsi otsi Jeesus Jeesus Kristust , kes on Kes on tee , tee? tõde ja elu , ainus , kes saab teid päästa sellest pandeemiast ja sellest sulgemisest , on Jeesus Kristus . pidage meeles , vennad , kogu maailma usklikud , ainult ülemaailmne rahu . eliitrühm kavatseb meid sulgeda , kes teab , kui kauaks . ja pidage meeles , pärast seda tuleb ülemaailmne katkestus . maailma digiplatvormid lähevad nulli . Vaadake seda siin, vennad. Ta ütles, et pärast maailmameistrivõistlusi tulevad 3 pimeduse päeva. Pärast seda tuleb see maavärin ja siis tuleb see pandeemia. Just nii. Lähme edasi. Ma olen juba teinud video, kus räägin neist 3 pimeduse päevast. Näitasin, et seda pole piiblis kirjas. Aga me ei tea, sest paljud üksikasjad pole piiblis kirjas. Muidu oleks see ju tohutu raamat. Kas oled nõus? Isegi kõik Jeesuse tehtud imed ei ole üles kirjutatud, sest Johannese evangeeliumi viimases peatükis on kirjas, et kui kõik need imed oleksid üles tähendatud, need ei mahuks ära kõigisse maailma raamatutesse. Kokkuvõttes, piibel ei too nii üksikasjalikke detaile, aga nagu ma ütlesin, eks, me kuulame prohvetlust ja peame kinni sellest, mis on hea. Ta rääkis sellest ülemaailmsest maavärinast ja ta rääkis pandeemiast. Siis ta mainis ebolat, mainis leetrit, pidalitõbe ja nii edasi. Igatahes ma uurisin internetis korralikult ja isegi WHO, Maailma Terviseorganisatsioon. Nad on jumpingunud juvastanud, et maailmas on mitmeid nakkuspuhanguid, haigusi, mis on laiali üle kogu maailma. Nad juba valmistavad riike ette tulevaseks pandeemiaks, sest nad usuvad, et see võib tulla. Me ei tea, kas see juhtub varsti või võtab aega. See võib jälle tulla, eks? See sündmus. Ja nad tahavad, et riigid oleksid valmis. Igatahes ma ei hakka arutama, kas see on inimese põhjustatud või mitte, aga ma tahan tagasi tulla maavärinate juurde. Miks? Sel hetkel, kui see maavärin toimus Kolumbias ja ka Venezuelas, teatasid mitmed inimesed ja tegid videosid taevast nähtud helendavatest objektidest. Ehk siis valguste ilmumisest maavärina ajal, vahetult enne maavärinat ja ka selle ajal. Tegelikult uurisin ma selle kohta rohkem ja on olemas nähtus, mida tuntakse kui maavärina tuled. On palju ajaloolisi teateid sähvatustest, keradest ja valgusnähtustest, mis ilmuvad enne, ajal või pärast suuri maavärinaid. Isegi Ameerika Ühendriikide geoloogiateenistus tunnistab, et selliseid juhtumid on registreeritud, kuid nad ei oska seletada, mis see täpselt on. Kas tõesti? Noh, me ei saa ju kindlalt teada, eks. Ja teine teema, mis kolumblaste seas levima hakkas, puudutab Schumanni resonantsi, mis on maa atmosfääri loomulik elektromagnetiline nähtus. Nii et mitmed inimesed hakkasid näitama graafikuid, väites, et selle toimunud maavärina läheduses olevat toimunud elektromagnetilisi muutusi ja paljud pidasid seda kummaliseks. Tegelikult usuvad paljud inimesed, et selle kõige põhjuseks on HAARP, see ionosfääri uurimise programm, mis asub Alaskal, mis on võimeline tekitama maa peal kliimamuutusi. Seda kasutati sõdades, esimeses maailmasõjas, teises maailmasõjas, põhjustades üleujutusi teatud piirkondades, et vaenlasi segada, aga tänaseni tehakse sellega katseid ja paljud inimesed usuvad seda. Aga nüüd räägime Jumala sõnast, sest nagu sa tead, Jeesus on juba kõik selle ette kuulutanud. Luuka evangeeliumi 21. peatükis salmis 11 ütles Jeesus. On suuri maavärinaid
nälg ja katk mitmel pool ning kohutavad sündmused ja suured märgid taevas. nii et kõik see pidi niikuinii juhtuma. Me ei pea selle pärast ehmuma, vaid peame Jumalaga õigesse suhtesse astuma. Amen. Peame issandas kindlaks jääma. Ja ma ei tea, kas sa tead, aga prohvet Jesaja kirjutas 4 peatükki. 24. peatükist kuni 27. peatükini. Jesaja kirjutas need tekstid näidates midagi, mis tulevikus juhtub. Seda tuntakse Jesaja apokalüpsisena. Ja ma tahan lugeda ainult ühe osa sellest lõigust, et sa näeksid, vennad. Piibel on ajakohasem kui homne ajaleht. Pane tähele, mida Jesaja ennustas. Ta ütles nii. Need, kes põgenevad hirmunult, langevad lõksu. Need, kes pääsevad lõksust, püütakse kinni silmusega. Häving langeb taevast nagu vihm. Maa alused värisevad. Maa on purustatud. See on täielikult hävitatud ja vägivaldselt raputatud. Maa kõigub nagu purjus mees. See väriseb nagu telk tormis. See langeb ja ei tõuse enam, sest selle mässu süü on liiga raske. Mu vennad, see on hirmutav. Ja üks asi, millest me tihti aru ei saa, on see, et Jumal on õiglane, vennad. Jumal on hea, Jumal on halastav, aga ta on õiglane. Ja igal patul peavad olema tagajärjed. Piibel ütleb, et patu palk on surm. Vennad, ainus viis Jumala viha eest pääseda on olla kaitse all. Aga kuidas me saame olla kaitstud? Jeesuse vere läbi. Talle veri, mis valati Golgata ristil minu pärast, sinu pärast. Mõtle koos minuga. Jumal on hea, aga ta on neelav tuli. Ta on 100% püha. Jumalas ei ole kurjust, ei ole varje, ei ole pimedust. Aga meie süda on väga kuri, vennad. Me oleme loomult patused. Ja ilma Jeesuseta ei saa me Jumala juurde. Sellepärast pead sa oma pattudest meelt parandama. Kohtumõistmine on maa peale tulemas. See juba tuleb. Me näeme märke, aga sa võid olla kõige väelise, kõik võimsa Jumala varju all. Amen. Anna oma elu Jeesusele. Ära usalda seda maailma, mis on kurja meelevallas. Aga usalda. Issand, kes võitis surma, on üles tõusnud. Ja kui sa usud temasse, siis kui sa lahkud siit ilmast, sa tõused koos temaga üles. Amen. Jumal õnnistagu. Loodan, et sulle meeldis. Saada see nüüd võimalikult paljudele inimestele. Inimesed peavad tundma Jumala sõna ja ma loodan, et said vaimulikku kinnitust. Ma jätan siia ekraanile 2 videot. Vali neist üks ja ma ootan sind järgmises videos. Suur kallistus. Amen.